Tere hommikust sulle. Täna jälle siin metsas jalutan. Siuke sügis küll juba täitsa. Ja arutan sinuga siis täna siin sellisel teemal nagu rahapsühholoogia. Ma olen seda teemat ise päris palju uurinud ja ka koolitusi võtnud sellel teemal. See on erinev sellest, mida tegelikult meile igapäevaselt õpetatakse. Mis samme me peame astuma ja kuidas seda raha siis teenida. Minu õpetus on veidi teine. Ma pean uurima ennast kõigepealt ja missugused minu sisemised blokeeringud minu enda tasandil on tekkinud seoses rahaga ja mitte ainult rahaga, vaid erinevates vormides, suhte tasandil ja väikse mina tasandil. Nii et see on väga lai teema. Rahapsühholoogia on lai teema ja see ulatub meie vanemate ja esivanemateni ja väga palju ühiskonnani. Sest siin on väga kindlad reeglid. Raha on riiklik tasand tegelikult ju. Riiklikul tasandil loodud element. Ja meie siis oleme võtnud enda sisse teatud uskumused, teatud käitumismustrid. Ja need uskumused on väga sügavad, ma võin teile öelda. Need alateadlikud niidid, mis jooksevad siis meist välja kõikides nendes suunades, mida ma nimetasin. Ja see on väga põnev. Ja seal on väga palju sõlmi sees, mis siis vajavad lahti arutamist selleks, et saaks see energia vabalt voolata. Väga palju räägitakse raha energiast, kuid ei täpsustata, mis see tegelikult on. Nii ma teen üle keeru, energia hakkab liikuma kohe nende keerude peale. Koer mul siin nipitab ümber minu. Et need sõnad jah, lahti harutada enda sees ja me väga tihti ei tea üldse, ei saa aru, millest me tegelikult siin kinni hoiame. See uskumuste süsteem on lihtsalt nii sügav. Meil on sellised varjupooled, hall ala, mis on vaja lahti muukida. Väga palju on seotud see enese väärtustamisega, julgusega ja liikumisega. Nii, eelkõige alusta sellega. Alusta liikumisega hoopis. Raha on liikumine, raha on energia. Ja mina soovitan esimese asjana mõelda selle peale, mis on need kohad, kus mul see energia välja voolab. Rahaliselt, emotsionaalselt. Mis on need, kes on need inimesed, kelle peale ma energiat kulutan, kes seda võib-olla üldse ei vääri. Ma ei räägi energiavahetusest, kui on mõlema inimesel väga hea koos olla ja nad toetavad üksteist. Aga see, kui keegi võtab sult energiat, ma ei räägi siin energiavampiirsusest üldse, vaid ma räägin sellest, et me ise oleme valmis võib-olla kedagi toetame, mõtteid, mõtleme kellegi peale, tohutult palju energiat kulutame päevas, võib-olla millelegi mingi sündmusele, mis on meie elus olnud, mida me enam muuta ei saa, see on ära olnud. Nii et ühesõnaga väga palju erinevaid asju. Nii et ma kutsun sind minu koolitustele, mis on seotud raha teemaga, rahapsühholoogia teemaga. Ja YouTube'is on meil ka, mul on üks video, mida ma olen jaganud numbrite keele merikesega koos. Räägime ka rahapsühholoogiast veidike ja üldse numbrimaagiast. Ja kui siia juurde tagasi tulla, siis uuri ennast. Uuri ka võib-olla seda, mis on sulle kaasa antud selle sünnipäeva, kuu ja aastaga. Ja mis sulle tegelikult sobivad, mis asjad. Mis on need asjad, mis sulle tegelikult nagu
juba kaasa antud on ja mida sa pead võib-olla siin ka lahendama. See on ka üks rahavõti, võin ma sulle öelda, saladuskatte all, et raha tuleb sinna, kus energia voolab ja energia voolab seal, kus mina tunnen, et ma olen nagu kala vees ja ma tahan teha neid asju, mis ma tahan teha. Nii et mõnusat päeva sulle ja kohtumisteni!